Tere taas Brüsselist, ma soovin kõigile head jaanipäeva, on 24. juuni 2021. Ma loodan, et kõigil on möödunud võidupüha ja jaanipäev, mis on kohe lõppemas, möödunud meelulukalt, jaanilõkete ümber, palju süües ja palju juues. Mina kahjuks olen pidanud viibima viimase 2 päeva Brüsselis, tulin siia eile vara hommikul, võidupüha hommikul, et tulla miniplenaaristungile. Ehk täiskogu istungid, aga mis toimuvad Brüsselis 2 päeva, debatid, hääletused, kõik nii nagu alati on. Seega minu kahjuks jaanipäev jäi see aasta ära ja ma pidin siis oma meelt lahutama siin sotsialistide vasakpoolsetega seltskonda nautides ja kuulates nende geniaalseid ja ilusaid mõtteid helgest tulevikust Euroopa Liidus. Kuid mis on toimunud siin viimase 2 päeva jooksul? On toimunud väga palju. On tõesti väga palju ja olulist. Ma isegi pidin tegema väikse nimekirja endale, et mida kõike peaks täna ära mainima, et miski oluline teema ei jääks käsitlemata, aga samas üritada püsida 10-15 minuti sees, et see ei läheks liiga pikaks, sest üldiselt inimestel tekib lõpuks igavus, kui video on liiga pikk. Nii et kontsentreerida see informatsioon võimalikult lühikeseks, aga et midagi jääks olulist ütlemata. Esimene teema loomulikult on debatt, mis toimus siin eile hommikul Euroopa Parlamendis, kus põhiteemaks oli 2 küsimust. Esiteks Euroopa Ülemkogu. Eile ja täna toimub siis Euroopa Ülemkogu Brüsselis, kus on Euroopa Liidu valitsusjuhid. Eestist siis meie läbi aegade parim peaminister Kaja Kallas, kes kindlasti on intelligentne, tark inimene. Eile õhtul juhuslikult nägin kusjuures kohvikus istumas ka Sanna Marini, Soome peaministrit oma kaaskonnaga, nii et täna nad on kõik siin Brüsselis koha peal. Ja debati teema siis eile hommikul oli ettevalmistus Euroopa Ülemkoguks, et mis teemad siis on laua peal, mida käsitletakse ja mis peaks olema parlamendi liikmete seisukoht nendes küsimustes. Ja teine teema on Malta deklaratsioon. Malta deklaratsioon on siis poliitiline avaldus, mis tehti, kui ma õigesti mäletan, 2017 algus seoses migratsioonikriisiga, kus siis kutsuti üles suuremale solidaarsusele, kutsuti üles rohkem aitama Lõuna-Euroopa riike, mida me ju kõik tegelikult teemegi. Et ka Eesti panustab väga palju, arvestades meie rahvaarvu väiksust ja meie majanduse väiksust, panustab ta proportsionaalselt palju rohkem kui enamus Euroopa Liidu liikmesriike, näiteks Kreekas ja Itaalias, mis puudutab piirivalvamisse, mis puudutab meie politseinike saatmist kreeklaste ja itaallastele appi, ehk siis, et aidata piiri valvata, aidata siis neid migrante registreerida, teha kindlaks, kas nad on päriselt sõjapõgenikud või nad on majandusmigrandid, kes tuleb tagasi saata. Ehk siis solidaarsus juba toimub viimased 3-4 aastat väga kenasti, ka peale seda deklaratsiooni. Aga loomulikult deklaratsioon oli põhiline sõnum 2017 oli see, et on vaja võrdset kohustuste jagamist, ehk siis migrantide ümberjagamist. Ja kuna nüüd viimase 2-3 kuu jooksul on hüppeliselt tõusnud jälle sisseränne ehk illegaalne immigratsioon, eriti näiteks Tenerife saarele ja Hispaaniasse laiemalt Marokost ja on tõusnud hüppeliselt migratsioon ka Itaaliasse üle Vahemere, siis loomulikult, kuidas mõtlevad keskmised euroliberaalid ja vasakpoolsed, jagame nad laiali. Kui kuskilt piir lekib, kui kuskilt tulevad migrandid Afrikast ja Lähis-Idast, siis jagame nad teistele Euroopa riikide laiali. Mida teeb Euroopa Komisjon? Räägib, kuidas meil on migratsiooni vaja. Euroopa rahvastik vananeb, meil on demograafia kriis, meil pole varsti enam töökäsi. Ehk siis lahendus on see, võtame endale harimatu ja rumala massi kuskilt pärapõrgust, kus inimesel pole mitte mingit kvalifikatsiooni ja ta ei kõlba isegi kõige madalamale töökohale. Võtame ta siia lootuses, et ta parandab meie majandusprobleeme tulevikus. Ja siis kompenseerib seda probleemi, et Euroopa Liidus puudub normaalne perepoliitika, et soodustada laste sündivust, sest laste sündivus on ainukene reaalne toimiv vahend, et kuidas reaalselt hoida sotsiaalsüsteemi toimivana ka järgmise 30, 40, 50 aasta jooksul. Sest kui lapsi sünnib alla taastoote piiri, siis lihtsalt rahvastik vananeb, nooremaid tuleb vähem peale, maksumaksjad jääb vähemaks ja ilmselgelt väga loogiline järeldus, et head pensionisüsteemi või head sotsiaalsüsteemi, head tervishoidu ei saa pidada jätkusuutlikult sellisel juhul. Ja loomulikult Euroopa Komisjon annab siis signaali, et meil on migratsiooni ja mida mõtleb keskmine afriklane kuskilt Eritreast või Somaaliast või moslem Iraagis, läheme Euroopasse, et muidugi oma lastele paremat tulevikku tagada, mis on ka inimlik ja ma üldse ei mõista seda hukka. Aga lihtsalt Euroopa pool on niivõrd loll, et ja räägivad siis migrantide ümberjagamisest. Seega minu kõnes eile hommikul mul oli aega tervelt 1 minut, tõeline parlamentaarne demokraatia, 1 minut, et rääkida oma seisukohast seoses Malta deklaratsiooniga, kus ma siis rõhutasin Euroopa Nõukogu eesistujale, mis on praegu Portugal viimased päevi. 1. juulist tuleb uus eesistujamaa, kui ma õigesti mäletan, äkki ei ole mitte Saksamaa, äkki on Prantsusmaa.
aga Portugali siis üks minister, kes on Euroopa Nõukogu eesistuja, ma suunasin oma kõne just temale, kes alguses mainis, et meil on vaja shared responsibility, jagatud vastutus. Ja ma siis küsisin, et miks peavad näiteks vastutama riigid nagu Eesti? Miks peavad Eesti inimesed vastutama migrantide ümberjagamise eest siis, kui mingid riigid teadlikult ei tahagi oma piiri kinni panna, ei taha kontrollida migratsiooni või hoopis näiteks 2015 kantsler Merkel üldse kutsus kõiki, et tulge Saksamaale. Ja kui enam hakkama ei saanud, siis räägite solidaarsusest. Et kus see nagu võrdsus või solidaarsus siis on, kui tegelikult mingid riigid vastutavad massilise sisserände eest ja siis justkui nagu Eesti inimesed või Läti inimesed või Soome inimesed peavad siis nüüd hakkama jagama vastutust. Kus see nagu loogika on? Ja ma kõne lõpus, kuna mul aega oli hästi vähe, siis ma kiitsin ka Orbanit, sest eile Orbanit peksti nii mis jube siin parlamendis, kus räusati ja karjuti, mismoodi on täiesti vastuvõetamatu Ungari parlamendi otsus. Kuulake, Ungari parlamendi otsus, parlamendi liikmete otsus, kes on valitud otse Ungari inimeste poolt, said sõimata mingisuguste Europarlamendi liikmete käest ja ametnike käest, kes ütlevad, et nemad ei või võtta vastu seadust, mis keelab lastele suunatud propaganda, homoseksuaalse ja transseksuaalse propaganda lastele. Ei tohi seda teha. Ma küsisingi oma kõnes või ma ütlesin oma kõnes lõpus, et vabandust, aga kes olete teie minema ütlema ungarlastele, et nende enda valitud rahvasaadikud ei või võtta vastavat seadust, millel on olemas väga suur enamuse toetus Ungari ühiskonnas. Et kes te nagu olete sellised enda arvates? See kõne on leitav minu sotsiaalmeediakanalites, Facebookis, YouTube'is. Kindlasti jagage seda edasi, et see leviks võimalikult palju Eesti inimesteni. Ja ma loodan, et jagate minu seisukohta. Kuna aeg lendab kohutava kiirusega, siis ma üritan ka ülejäänud olulised teemad läbi võtta, mis on toimunud viimase 2 päeva jooksul, mis puudutab eelkõige hääletusi. Ma panin seal lausa endale kirja, et näiteks üks väga tore asi võeti vastu Euroopa Parlamendi poolt, kliimaseadus. Kliimaseadus, mille kohaselt on siis otsustatud, et Euroopa Liit peab saama aastaks 2050 kliimaneutraalseks. Ja selle kontrollimiseks, loomulikult nagu ikka bürokraatiaga, luuakse sõltumatu Euroopa kliimamuutuste teadusnõukogu Euroopa Liidu edusammude jälgimiseks. Ehk siis selleks, et viia ellu mingisugust ideoloogilist fanatismi, milleks on kliima soojenemisega võitlemine, tuleb tõsta makse, tuleb tekitada energeetikakriis, tuleb loobuda toimivatest kütusevarudest ja loomulikult tuleb luua uus bürokraatia kasutus, muidugi väga hääda palkadega, kes hakkab kontrollima, et kas nende liikmesriikide Euroopa Liidu liikmesriikide tehtavad reformid või otsused on ikka piisavad. Ja kui piisavad ei ole, saate malakat. Ja eesmärk on siis aastaks 2050 vähendada 55% CO2 heiteid. Teine, mis võeti vastu, hiigeleelarve. 243 miljardit eurot, ehk siis mis moostab ligi neljandiku Euroopa Liidu pikaajalist eelarvest aastatel 2021 kuni 2027, on mõeldud siis rohepöördeks ja kriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Need on siis erinevad programmid, mis kokku on 243 miljardit eurot. Ja eraldi on punkt välja toodud. See on Euroopa Parlamendi ametlik pressiteade, mis saati täna hommikul välja, et toetust ei anta tuumaenergia või fossiilkütustega seotud investeeringutele, välja arvatud kivisöe asendamiseks mõeldud maagaasiprojektid, mis on abikõlbulikult kuni 31. detsember 2025. Ehk siis, kui mõni liikmesriikideks Eesti otsustaks, et okei, te ei luba meil enam põlevkivi kaevandust rakendada meie suveräänse energia tootmiseks, et olla sõltumatud, siis tahaks teha tuumajaama. Aga toetus küsida ei tohi, kuna on olemas ideoloogiline suund, et tuumajaamu me ei tohi rajada. Tuumajaamad, mis on tegelikult palju keskkonnasõbralikumad, ei paiska õhku mingit CO2 heiteid ja mis on reaalne abivahend tõesti mingi, siis kui me tahame võida kliimamuutustega, väidetavate kliimamuutustega inimtekkelistel põhjustel, siis seda teha ei tohi. Aga mis on siis lahendus? Ja siis öeldakse meile, et jah, et pange päikesepaneelid, on küll ebastabiilne, energiat salvestada ei saa, aga parem ikka kui midagi. Ja kuna teil energiast muidugi piisa sellest, mis on tuulegeneratoritest tuleb või päikesepaneelidest, siis ilmselge on see, et sa pead kuskilt energeetikat importima. Ja Euroopa stiil on muidugi see, et aga importime selle parem siis Venemaalt. Importime gaasi. Ise oleme justkui hästi õnnelikud, et me päästame maailma, et Euroopa vähemalt on siis kliimaneutraalne, aga see energeetika peab ju lõpuks kuskilt tulema. Ja kui mingi kliimahulluse ja täiesti nagu fanatismi
terrorismi tõttu on tuumaenergeetika keelatud, kivisüsi on keelatud, põlevkivi on keelatud. Fakt on see, et tuulest ja päikesest meil ei piisa, 365 päeva aastas, et toota piisavalt energeetikat, millega ka tööstus saaks hakkama. Ja siis me peame importima seda ja lükkame selle tootmise siis kuskile nii-öelda mujale maailmasse, näiteks Venemaale. Geniaalne plaan. Ja siis oli väga oluline raporti hääletus, mis siis kutsub ühe vasakpoolse Euroopa Parlamendi liikme poolt koostatud raport, mis kutsub ülesse tunnistama inimõiguseks, üheks põhiõiguseks aborti Euroopa Liidus. Ja pange tähele, et siin enam ei ole küsimus selles, et kas me toetame aborti või ei toeta. See ei ole üldse teema. Et mina olen tsentrist selles küsimuses. Ma arvan, et maksumaksja ei peaks kinni maksma aborte, mis ei ole tehtud meditsiinilistel põhjustel, mis on tehtud lihtsalt sellepärast, et ei taha lapsi saada, okei. Aga maksumaksja ei pea seda maksma justkui ravikulu kinni ja samal ajal lapsed surevad vähki ja siis riik ütleb, et aga meil pole raha teie jaoks. Aga meil on raha, et nii-öelda suvalistele inimestel kinni maksta aborte, sest lihtsalt lõbu pärast ei soovita lapsi saada, mis iganes põhjustel. Et kui tegemist ei ole meditsiinilise põhjusega, mis on reaalne oht lapse või ema tervisele, siis vabandust, maksumaksja kollektiivselt ei pea kinni maksma seda, et sa ei suutnud kasutada teatud vahendeid, et mitte rasestuda. Aga üleüldine abordi küsimus, ärme siin nagu praegu nagu pooli vali, on see hea või halb, aga põhimõtteline küsimus see, et Euroopa Liidus on selgelt siiamaani kokku lepitud, see on aluslepingutega ära määratud, et siseriiklikult on määratletav kõik tervishoiu valdkonnad. Tervishoiu küsimused on siseriiklik pädevus. Euroopa Liit peab sealt oma nina eemal hoidma. Aga nüüd mõtlevad Euroopa Parlamendi liikmed, enamus neist, et ei, tegelikult on ikkagi mingid abstraktsed euroopalikud väärtused, mida meil tuleb kõikjal kaitsta. Tuleb sekkuda riikide hariduspoliitikasse, tuleb sekkuda sinna, kus hakatakse keelama homopropagandat lastele. Kui öeldakse, et 3-aastane laps ehk ei peaks õppima seda, et on olemas mingisugused seksuaalvähemused, kes praktiseerivad imelikku elu, siis ei, nad peavad õppima seda. Kui liikmesriigis öeldakse, et vabandust, me tõesti ei soovi nagu nii-öelda propageerida aborte ja sündimata laste tapmist või siis vähemalt inimene võiks ise kinni selle maksta, ei. See peab olema inimõigus ja see on väga oluline praegu punkt ja mille tõttu on praegu viimased 2 päeva käinud väga tulised vaidlused erinevate poliitgruppide vahel, kus on käinud võitlust tõesti selle nimel, et see asi läbi läheks, sest kuigi see ei ole otseselt siduv liikmesriikidele veel, siis on selline soft power, ehk siis nii-öelda pehme seadus, mis otseselt veel ei kohusta, aga väga selgelt annab nii-öelda mingisugused uued jutupunktid ja argumendid kõikidele vasakpoolsetele ja progressiivsetele poliitikutele Euroopas, et öelda, aga näete, Euroopa Parlament on vastu võtnud sellise raporti, mis kutsub üles tunnistama inimõiguseks aborti ja mille kohaselt peaks reaalselt lahti laskma töökohalt või vangistama lausa arstid, kes keelduvad tegemast aborte. Ja see on hullumeelne düstoopia, kus me elame 1984. Ehk siis ei ole vahet, kas mingi riik toetab aborte või ei toeta. Küsimus selles, kes selle üle otsustab. Kas otsustab mingid Euroopa Parlamendi hullud siin, föderalistid, kes tulevad õpetama eestlasi või poolakad või hispaanlasi, keda iganes, kuidas tuleb elada, mida tuleb lastele õpetada, millist propaganda peab taluma, millisel määral peab tapma sündimata lapsi, et maksumaksja peab see kinni maksma kollektiivselt. Ja ma pean ütlema, et hetkel on kell siin 17.20, Eestis 18.20 ja hääletustulemused tulevad umbes tunni-pooleteist pärast, kui me saame siis täpselt teada, et kuidas selle raporti hääletus reaalselt läks, aga ma võin öelda, et see on väga pingeline praegu, sest see saab jällegi mõjutama väga palju järgmise 5 või 10 aasta jooksul Euroopa Liidu tervishoiupoliitikat, kus tahetakse jällegi seda föderaliseerida, loomulikult vasakpoolses kastmes. Ja viimane teema, mis on muidugi tekitanud praegu nüüd väga palju pingeid juba Euroopa Parlamendis, on välispoliitika, ehk siis Saksamaa ja Prantsusmaa soolo kutsuda taas nii-öelda Venemaa siis võrdselt laua taha. Kiir kommentaar minu poolt, et iseenesest ma peangi lugu sellest, et igal liikmesriigil on õigus ajada oma välispoliitikat ja täpselt samasugune õigus on ka Saksamaal ja Prantsusmaal. Samamoodi peab see õigus olema ka Eestil. Ei saa olla sellist asja, et keegi tuleb Eestile ütlema, et meil ei või olla otseliini või otsesuhtlust Ameerika Ühendriikidega või kas või Venemaaga või Hiinaga või Saksamaaga. Aga küsimus on kahepalgelisuses ja selles, kuidas see välja paistab. Ehk siis Saksamaa ja Prantsusmaa nüüd nagu nihelevad ja sõbelevad kogu aeg, et kuidas saada nii-öelda uuesti suhtlema Venemaaga. Ja samal venelased vaatavad, et sitsige. Et te ju vajate meid rohkem kui meie teid. Ja selline mulje jääbki välja poole. Et Saksamaa ja Prantsusmaa on nagu ütleme
nagu teate küll, kes lapsega hädas, kes jubedalt tahab nii-öelda läbi saada Venemaaga, aga Venemaa mängib rahulikult, eks ole, et kuulge, okei, tõmmelge veel. Noh, mõni aasta tagasi andsime teile lubaduse, et me lõpetame sõjategevuse Ukrainas, või me ei okupeeri enam Krimmi, või me rohkem ei riku õhupiiri Soomes, Taanis või Eestis. Muidugi aastad on mööda läinud, Saksamaa, Prantsusmaa saavad aru, et no jah, näete, Venemaa ei teegi seda, ütleme, mida nad lubasid, aga ikkagi on vaja suhted, ikkagi on vaja koostööd ja läbirääkimisi ja loomulikult siis unustatakse ju ära see Euroopa Liidu ühtsus. Muidu Saksamaa ja mis on kõige kahepalgelisem, mis mind häirib, on see, et kui Saksamaa ja Prantsusmaa räägivad pidevalt meile, mismoodi vaja ühtset autonoomiat, Euroopa Liidu autonoomset välispoliitikat, ühtset seisukohti. Okei, aga siis rakendame seda. Kus olid Saksamaa, Prantsusmaa president ja kantsler, kui nad tulid välja selle avaldusega, et korraldada tippkohtumine Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa vahel? Kas helistati Eesti välisministrile, et lugupeetud proua Liimets, me tuleksime sellise ideega välja, kas see on vastuvõetav? No, muidugi ei teinud või teistele liikmesriikidele teavitanud. Selles küsimuses Saksamaa Prantsusmaa ütlevad, me oleme suur riigid, me teeme, mis tahame, siin meid ei huvita mingi solidaarsusega strateegiline autonoomia, ühtne välispoliitika, siin me ajame oma joru. Ja kui neil on midagi vaja, siis tullakse meile rääkima mingisugusest võrdsusest, solidaarsusest, ühtsusest. Seetõttu minu sõnum on see, et me ei saa toetuda oma julgeolekupoliitikas ja välispoliitikas pimesi uskumisele, et Saksamaa ja Prantsusmaa on meie liitlased ka kõige halvematel aegadel. Kõige halvematel aegadel tuleb ise hakkama saada ja selleks ka juba täna valmistuda. Ma soovin teile ilusat jaanipäeva õhtu jätku. Järgmine nädal kohtume taas siit Brüsselist Euroopa Parlamendist. Loodetavasti kaunis suvi kestab Eestis veel pikalt, vähemalt sügiseni välja. Ma soovin kõigile tervist, jaksu, edu ja õnne. Kohtume taas nädala pärast ning püsige lainel ning jagage kindlasti seda videot edasi, kui te olete nõus minu seisukohtadega ja soovite, et ka teised inimesed saaksid teada, mis reaalselt toimub Euroopa Parlamendis, sest seda ei räägi ei Delfi, Postimees ega ERR. Seda räägib jaakmadisson.ee koduleht ja minu videod, mida ma üritan teile pidevalt jagada. Aitäh teile ja kohtume taas!